Lätis sularahaautomaate röövinud kurjategijad põgenesid politsei eest Leetu. Kui palju raha kaasa viidi, pole seni avalikustatud. Nende auto leiti Pasvalise rajoonis ning mehed ise jäid metsas liikudes jahikaamerate vaatevälja. Üks kahtlusalustest peeti hiljem kinni Kedainjõe rajoonis. Lätist alguse saanud kriminaallugu jõudis kiiresti Kesk-Leetu. Pärast sularahaautomaatide röövimist põgenesid kurjategijad BMW-ga politsei eest. Läti politsei jälitas neid, kuid auto ei peatunud ning kihutas üle Läti-Leedu piiri Salotsiai piiripunkti lähedal edasi Leedu sisemaale. Seejärel palusid Läti õiguskaitsjad Leedu kolleegidelt abi kurjategijate tabamisel. Latvijos ikiteisminio tyrimo mes pakomentuoti negalime, kadangi jis yra ne mūsų žinioje. Leedu politsei alustas seejärel piirkonna läbiotsimist ning BMW leiti mahajäetuna Pasvalise rajoonist Kreušiškai külas põldude vahelt. Autos enam kedagi ei olnud. Õiguskaitsjad uurivad, kas põgenikel sai kütus otsa või sundis neid autot maha jätma miski muu. Leedu politsei avaldas ka videokaadri, kus arvatavasti on näha 3 kahtlusalust metsasel alal Pasvalise rajoonis Šaipiai lähedal liikumas. Kahtlusaluste otsingutesse kaasati ka Leedu piirivalve helikopter ning kogu riigis kuulutati välja operatsioon kinnipidamine. Vakar apie 13 valandą Kėdainių rajone Skerdikų kaime mūsų pareigūnai patikrinamai sustabdė automobilį Volkswagen Tiguan, ir buvo laikinai sulaikytas įvairavęs vyras. TV3 allikate sõnul on kinni peetu sama mees, kelle fotot politsei eelmisel päeval avalikult näitas. Prokuratuur seda ei kinnita ega lükka ümber. Kinnipidamisel leiti tema juures sularaha, kuid summat pole avalikustatud. Mees keeldub uurijatega koostööst. Yra atlikta įtariamojo apklausa, tačiau asmuo parodymų nedavė. Prokuratuur ei täpsusta praegu, kuidas menetlus edasi kulgeb. Läti ei ole seni esitanud ametlikku taotlust kahtlusaluse üleandmiseks. Yra aktyviai atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, ir atlikus ikiteisminio tyrimo veiksmus būtinus Lietuvoje gali būti sprendžiami klausimai dėl tyrimo perdavimo Latvijai, jeigu bus nustatyta sąsajų su to tyrimu. Leedu ametnikud ei saa praegu kommenteerida, kuidas täpselt sularahaautomaadid Lätis rööviti ega kui suure summa kurjategijad kaasa viisid. Esialgsetel andmetel osales kuriteos 3 inimest. 2 kahtlusalust on endiselt tagaotsitavad ning pole teada, kas nad viibivad jätkuvalt Leedus.